õppuse ettevalmistusperiood algas juba maikuus. Me oleme läbinud eelnevalt juhtimisharjutused, kaardiharjutused ja täna on siis see aktiivne faas, kus me teeme nüüd kõiki asju otse põllu peal ja see, mida me oleme nüüd planeerinud. Õppus ise on kahepoolne taktikaõppus, keskendutakse taktikaülesannete täitmisele ja selle juhtimisele ja peamine treenitav üksus on meil täna Kirde maakaitseringkonna lahingugrupp ehk nende väljaõppe vajadustest tulenevalt me ehitasime õppuse stsenaariumi üles. Tänasel õppusel osaleb 1370 kaitseväelast, kaitseliitlast ja välispartnereid meil. Koostööpartnerites siis Marylandi rahvuskaardist 9 meest, siis on Leedu KASP üksustest siis 12 meest, Semessartse ehk Läti Kaitseliidu poolt siis on välja saadetud 34-liikmeline rühm. Lisaks sellele on meil kiirreageerimispataljon, mis on paiknemisega Lätis ja on meie üksuste koosseisus ja seal on sellised rahvused nagu Kanada ja Itaalia. Lisaks sellele meie vastutegevuse poole peal on siis veel prantslaste üksus ja inglaste üksus. Ja lisaks sellele veel meie Kirde maakaitseringkonna poolt vastuvõetav üksusena on Inglise üksus, kes täna on reservõppe kogunemisel Kirde maakaitseringkonna territoorium. Aga peaks ütlema, et liitlastega tegutsemine, see on üks keerukas ülesanne, aga tundub, et täna me täidame neid ülesandeid nendega ühes rütmis ja need tegevused, mis me oleme plaaninud, nad on olnud nendega rahul. Et nad saavad täita just selliseid ülesandeid, mida näiteks Lätis kiirreageerimispataljon ei saa ja nii edasi. Igal juhul me oleme üksuseid natukene seganud siis omade üksustega ehk keeleoskus on osutunud väga vajalikuks. Et üldjuhul ikkagi liitlastega me räägime inglise keeles ja püüame plaanid inglise keeles teha, et võib-olla taktikalisel tasemel, sõduri tasemel püütakse seal teisi keeli ka kasutada täna veel. Ja tegelikult see maastik, mis me oleme täna valinud, siis see pakub tegelikult taktikaliselt hästi palju pinget. Ehk ülesannete täitmine on hästi keerukas, see maastik on hästi palju liigendatud ja see ei ole kohalike jaoks olnud nagu kõige parem ja võib-olla meeldejäävam asi siin piirkonnas. Aga on ka inimesi, kes tegelikult väga meeldivalt võtavad vastu meie Kaitseliidu üksuseid ja välisüksuseid ja lausa oma koduhoovides lubatakse neil siis paikneda, et inimesed on tegelikult selle olukorraga nagu kursis ja tegelikult on meil piisavalt palju inimesi selles valdkonnas koostööd tegemas. Lahingugrupi tegevuse mõtestamisel me oleme lähtunud sellest, et maastik peaks raske olema ja kui on üksust vaja välja rebida teiste üksustega lahingust, et ta suudaks seda jalgsi teha, suudaks seda raskel maastikul teha ja suudaks ka vastase ohus ja ohutingimustel seda täita ja võimalikult valutult sealt välja tulla. Et täna nad on ründava üksusena, seega nad täidavad nagu seda ülesannet Kaitseliidu teiste üksuste vastu, mis on Kirde maakaitseringkonnast. Ja ma praegu tunnetan seda, et nad on suht edukad olnud teatud kohtades, et neil on ka vajakajäämisi, aga üldjoontes on nad olnud ikkagi oma ülesannete kõrgusel juba.